soo. Kirjutatud on Liis. Ahaa, madam Liis. Pea suhu. Vaevalt saab õue, kui hakkab sõimama. 5 aastat ei ole inimest näinud ja kui siis näed, siis sõimab. Mine tuppa, söök on laual. Tere, austatud madam. Kõigepealt nõuab viisakus, et mind seisuse kohaselt vastu võetaks. Mina olen nüüd samasugune krants nagu ennegi. Pardon. Ära unusta, et elasin 4 aastat välismaal. Ja välismaa, see on juba midagi muud. See on välismaa. Teie jaoks aga, austatud täditütar, mõtlesin uue nime, sest aimasin üsna õieti, et madam Liisiga ei ole enam rahul. Teie nimi ei pea tänasest päevast olema mitte enam madam Liis, vaid kõrgesti austatud madam Liis. Seda sa õppisid välismaal. Pardon, mina õppisin välismaal maalikunsti. Maalikunsti? Liis, ära vihasta mind. Võid mulle kõik ütelda, aga minu kunstist pead aukartusega kõnelema. Poleks see neetud juut Pariisis mind minu ateljeest Quartier Latinis just enne kunstinäitust välja ajanud, siis oleksin oma pildi eest Surev roos tingimata esimese auhinna saanud. Aga enne kui uue korteriga harjusin, et töö rahulikult lõpetada, oli näitus käes ja mina jäin oma pildiga hiljaks. Pea meeles, et ainult see juut, see neetud juut on süüdi selles, et ma esimest auhinda ei saanud ja praegu pole veel Euroopa kuulsus. Ja seepärast peab sul olema aukartus minu ees. Olgu, püüan olla aupaklik, tule sisse. Küll, tulen, aga ainult selle tingimusega, et mind seisuse kohaselt kohtled. Sind oma seisusega uriseb täditütar ja viib teenija abil minu pakid sisse. Vaatan õues ümber. Jaha, sel kohal pole viga. Järv, mets, majad seal kaugemal. Siin võib suve jooksul midagi teha. Peaasi olen siin heade inimeste hoole all ja see maksab ka midagi. Astun sisse ja asun ilma pikema jututa söögilauda. Madam Liis, pardon, kõrgesti austatud madam Liis. Noh, kus viibib teie? Sample complete. Ready to continue?